hommikust! Tere hommikust! Kristoffer kindlasti tahab teada, kuidas meil täna läheb juba niimoodi etteruttavalt. Et meil tegelikult on ilmselt Marianniga juba väga tormiline hommik olnud, on ju? Et millest me alustame, mis meil tänasel hommikul juhtunud juba on? Meil on töömalev kestnud 36 minutit ja meil on juba hullult palju asju juhtunud. Meil on tööplaanis, enamus kõik on muudetud. Kardinaalselt isegi võiks öelda, see on esimene asi. Siis inimesed jätsid tulemata ja nad ei teavitanud meid, mis siis ajab meie jaoks kogu selle plaani sassi. Ja plaani sassi ja on nagu hästi keeruline. Mis meil veel täna hommikul oli? Sööginimekiri ka oli pärast peavalu. Miks ta veel peavalu oli? Sellepärast oligi, et enamus lapsi ei olnud meid teavitanud, et nad ei tule. Täna hommikul osad lapsed tulid, ütlesid, et nad ei tule sööma ja meie selle kõigega peame arvestama. Sest täna on veel eriti selline päev, kus meil tuuakse söök koha peale, et kui me muidu oleme käinud alati Mustla kohvikus söömas ja siis ei ole hullu ju kunagi nõusid juurde küsida, kui ongi puudu jäänud. Aga täna on tõesti see, kus tuuakse termokarpides siis kohale ja seal juures on arv väga oluline. Nii et on olnud tõesti tormiline hommik. Jõues on, mulle tundub ka suht siuke torm, et ma imestan, miks siis meil tänane päev niimoodi tormiliselt on juba alanud. Aga ma loodan, et kuna me nüüd viibime kõik siseruumides, et tänane päev siis möödub edaspidi natukene niimoodi tulevaikselt ja midagi hullu ei juhtu. Kokkulepe on see, et te lõhute ainult neid punaseid toole. On selge? Vahti punased Ja toolid. kui ma näen, et te rikute reegleid, siis te lähete tänaseks päevaks koju ja me vaatame, mis me teiega veel edasi siin teeme. Tegelikult, kui ma eilset videopäevikut vaatasin, siis ma ehmatasin ise ka ära, et ma olin eile tõesti kuri, aga see oligi selle mõttega, et kui meil on antud laoruum, kus poisid võivad nagu päriselt meie nagu silme all asju lõhkuda, siis see lõhkumine kehtiski ainult nende asjade puhul, mille jaoks me andsime loa, et terveid asju ei ole vaja ära lõhkuda, sest et neid me saame ju ka veel kasutada. Et siis eile me ei pidanud kedagi töömalevast ära saatma, aga lihtsalt, et neid panna mõtlema sellele, et tõesti lõhkuda on tore, kui seda võib teha, aga tõesti see peab olema siis ka õigustatud ja lõhkuma peab neid asju, mille jaoks on ainult luba antud. Aga nad tõesti pärast kuulasid sõna, et nad enam ei hakanud seal lõhkuma asju, mida ei ole vaja. No Liis, mis te siin teete? Meie sorteerime vanu noortekeskuse ja rahvamaja dokumente, mida on väga huvitav teha, sellepärast, et mulle meeldib selline arhiveerimistöö. Kas sa oled leidnud ka midagi huvitavat siit? Jaa, ma olen leidnud väga palju igasuguseid kuidas ma ütlen siis, projektipabereid ja igasuguseid selliseid huvitavaid asju, mis on tegelikkuses oleks olnud lihtsam, kui nad oleksid juba aegade alguses saadik olnud kõik ühes kindlas kohas, mitte et nad asuvad kõik erinevates kohtades. Et selles mõttes oleks lihtsam kõikidele osapooltele. Tänase päeva kokkuvõte, mis läks hästi, mis läks vähem hästi? Hästi läks, ma arvan see, et meil on väga palju tööd tehtud ja jätkuvalt on noored töötanud oodatust siis kiiremini just seoses selle maadlussaali toolide lõhkumisega, et see töö on juba kõik tehtud ja rahvamajas saime ka rohkem koristatud, kui oleks isegi vaja olnud. Ja kuidas koolimajas läks? Koolimajas läks ka hästi, osad tüdrukud veel endiselt on tegelikult karantiini juures ja teised tüdrukud on juba tagasi tulnud, nemad said ka oma tööga ilusti hakkama ja nüüd
vaatame, mis me neile veel anda saame, need viimased minutid, mis meil siin jäänud on. et saab väga põnev uus nädal tulema. et meil on Marianniga üksjagu mõtlemisaid. Nuputamist, et mis tööd me neile anname. Mina lisaks seda, et ilusat pühi kõigile. ja hoidke siis jaanipäeval kenasti soojas, et lubati sellist igasugust silma. et hoidke ennast soojas, et te saaksite käsust